Tere õhtust kõigile, minu kummardused. Kummardused vaimsele õpetajale, õpetajate järjepidevuse ahelale, kus see tarkused nagu üks lai sära valgusjõgi on meieni voolanud ja ime on juhtunud, me istume siin tondil kui tondid ja püüame siis välja saada pimedast tondi mahamajja mängudest ja jõuda siis joogamajja valgusesse. Kui sa laulad, kui me laulsime koos, siis on täpselt see sama värk käib nagu sees. Et valgus ja pimedus, need on sümboolsed väljendid. Et täna me hakkame rääkima siis sellest kahest energiast, joogamajjast ja mahamajjast, materiaalne energia ja vaimne energia. Ja kui sa laulad, siis on hästi huvitav, kuna see teema on nagu üleval, siis sa tunned, et samamoodi meie sees on ka nagu see pimeduse valguse värk, et sa nagu laulad, proovid nagu mantra, palve, ühendada ennast mingi kõrge, algse loomuliku tundega, ülistad seal Jumala isiksust, ühteteist teades temast, eks mõtled selle Krishna peale, Radharani peale ja selle vaimse reaalsuse peale, et seal nad on mees ja naise alge ja laulame nende nimesi, me oleme osake sellest suurest algsest vaimsusest. Ja siis sa proovid nii mõelda, juba see mõte iseennast on nagu joogamajad, nagu vaimne mõte, aga nagu tunnet ei tule kohe taha. Ja sellist spontaalsust, et sa lähed ja hüppad sinna jõkke ja see valguse jõgi on nii tugev ja viib sind ja selame mõtte, et ma olen see keha ja sa tahaks laulda, kõht on täis ja tühi, kuidas ma laulan, kõik ununevad ära need kehalised faktorid. Aga Prabhupada, siis meie õpetaja, kes siis selle tarkuse läänemaailma siia tõi, niimoodi võimsalt selle bhakti jooga, siis tema ütleb, et vaimne elu on siis, kui sa progresseerud vaimses elus, siis see on nagu joogamajja. Ja kui sa degradeerud, siis see on mahamajja, siis see materiaalne energia. Ja laulmises sa tunned ka siis, kuidas need kaks energiat, mis on tegelikult üks energia, natuke räägime ka palju täpsemalt pärast, et kuidas need energiat sinus ka, et see valguse pool, eks jooga, vaimsus, kõik sa nagu üritad sinna poole kohati nagu annab järele, satud nagu selle mõju alla päris hea, mida kauem laulad, eks see ühisenergia tekib ja tunnedki joogamajja, et see loomulik igavene hing laulab, elu laulab, maailm laulab, Jumal on siin ja praegu meiega kuulab, kuidas me laulame, on nii rahul, lapsed laulavad niimoodi. Ja siis on teine moment, mida on nagu rohkem tegelikult laulmise ajal, et see struggling, et see kuidagi see mis iganes, keha on väsinud, keskenduda ei suuda, igasugused mõtted ründavad, kuna mõistust ei kontrolli. Ja see materiaalne energia teeb oma tööd meie sees ka väga aktiivselt ja hästi, eks ju. Et iga tegevuse juures siis seda võib näha iseenesest, kui teadlikud me oleme, kuidas me suudame seda kõrvalt järgida. Me eelmine kord rääkisime ka, et see on ka Jumala armulikkus, et tuleb etapp, kus me ei suuda võib-olla oma need anarthasi, nagu sanskriti keeles neid nõrkusi kõrvaldada, aga ta lubab meil vaadelda ja analüüsida. Et meie samamoodi me laulame, siis me nagu häälestame ja ongi ka selle kahe energiaga, et võimalikult näitab, et me üritame häälestada. See ei ole nagu niivõrd mehaaniline protsess, aga meie poolt on mehaaniline. Meie üritame nagu näidata, istusime maha, tulime kokku, laulame, ülistame, püüame midagi kõrget rääkida. Et me näitame, siis see joogamajja oma armulikkusest näeb, kui püüdlik me oleme. Ja siis vastavalt sellele antakse järgi. Aga jah, et nagu ma mainisin, siis on olemas üks energia, kõikide energiate, Krishna Shaktide peaenergia on joogamajja siis, kes on Hladini Shakti. Vedas räägiti isikuliselt, et kui me räägime energiast, see taga on isiksus. Et teda Hladini Shakti on siis sisemine vaimne energia, sellest vastutab Radharani, Krishna esimene laiendus kui naine, kui tema armastatu. Ja see joogamajja ongi tegelikult siis Radharani laiendus. Ja ta on siis, nimetatakse Kokula Ishvari, et ta nagu Kokula siis vaimse kuningriigi jumalanna, see joogamajja. Ja kuna ma ütlen, et see on üks majja nagu energia, eks ju, kui on üks energia, siis tegelikult, kui me räägime sellest joogamajjast, sellest põhipeaenergiast, mille kontrolli all selle armastuse, see Kokula Ishvari, tema siis vastutab selle puhta preema, puhta armastuse, omakus püüdnud armastuse selle mängu liila eest. Ja see vist katab, et see kattev, selle ühe energia majja läheb, eks ju, ja mingi hetk ta läheb nagu kaheks, miks ta nagu kaheks läheb, ta on lihtsalt selle sama energia üks avaldumisi ja öeldakse, see nagu kattev, ja ta nagu katab, et on see mahamajja, suurmajja, et siin on
erinevad, päris palju sanskriti keeles erinevad sõnu, et öeldakse ka taivi prakriiti, et jumalik energia siis, joogamaya, et see nagu jumalik. Ja siis jada, see ma esimest korda, ma lugesin, ma ei ole enne märganud, et muidu oleks see mahamaya, see illusoorne energia, materiaalne energia, et jada maja, eks ju. Et avarnika energia, see, mis kontrollib materiaalset energia, see jumala energia. Hästi huvitav ilus sõna, avarnika. Siis maja, avarnika, jooga maja. Ja et väga huvitav vaadata, et on üks suur energia ja siis erinevad funktsioonid ja selle armastusenergial on kõik siin maailmas, isegi materiaalses maailmas, ikkagi kontrollib see algne puhas energia, kuna me räägime isiksustest, kõikide energiat taga on isiksus, et see mäng või liila, siis me jõuame ka sinna, et kui me võtame illusoorse energia, siis me näeme, et seal taga on tegelikult sama, selle algse esimese jumalanna laiendus küll, nagu mainisin. Aga tema laiendus prakriti, emake loodus, on siis materiaalne loodus, prakriti ja see on siis, paljud teavad mütoloogias siis Shiva abikaasa Parvati ja siis öeldakse turga energia, öeldakse ka siis mahaenergia, turgat, naisenergia, ta siis katab, et siis materiaalse maailma, et me saaksime siin mängida, eks ju, aga siin mängida niimoodi illusoorses mõttes, et me oleme nagu ilma jumalata. Ja huvitav on see, et Srila Prabhupada oma loengus, kui ta rääkis, üks pühendamine küsis jooga ja mahamaya kohta, et mis on siis materiaalse ja vaimse energia vahe siis, joogamaja ja mahamaya, siis ta huvitavalt tõi oma õpetaja näite, Bhaktisiddhanta Sarasvati, see on nagu hästi tiip, aga see on järgitav jälle. Ta ütles niimoodi, et Bhaktisiddhanta Sarasvati õpilased, siirad õpilased, kes teenisid, nemad olid kiindunud templitesse, sellesse vaimsesse atribuutikasse, võib nii öelda, sellel ajal. Ja õpetaja rahuldas neid, Bhaktisiddhanta Sarasvati oli nii armulik ja andis selle mida võimaluse, et pärast, kus Bhaktisiddhanta Sarasvati lahkus, eks ju, juba tema ajal oli hästi palju templeid ja sellist jutlustamist, kus oli hästi palju ka vara, seda materiaalset vara. Aga huvitav, et ta ütleb, et aga minu õpetaja ainult Shaktit, õpilastele seda teadmist, Chaitanya Mahaprabhu, kes siis üle 500 aasta tagasi need teadmised tõi sellesse maailma, see jumala nime kordamine, ühislaulmine, et seda õnnistust neile ei andnud. et seal on see joogamaya ja mahamaya, et isegi, et põhimõtteliselt ei ole ju vahet, et materiaalne vaimne energia tähtis on see motivatsioon, et isegi veedad on ju niimoodi üles ehitatud, veeda pühakirjad, et kui inimene on materialistlik ja tal on materiaalsed soovid, siis jumala lükkada ta enda juurest ära. Ta lihtsalt õpetab, kuidas samm-sammult temani jõuda ka läbi materiaalsete väärtuste. Et kui ma olen kiindud, Prabhupada sellega tahtis öelda, et religioossesse praktikasse, sellesse ilusasse rituaalide ja atribuutika ja värvide mängu, siis see on ikkagi parem, et me oleme seal, nagu lapsed mängime seal, aga meil ei ole veel seda vaimset, nagu ma ütlesin ka, loen ka alguses, et seda vaimset soovi, et kui sa progresseerud vaimses elus, siis see on joogamaya. Kui sa degradeerud ja maitse kaob, siis see on mahamaya. Siis on see illusoorne energia, et mõlemad töötavad kogu aeg, see on nagu üks energia, aga sama ühe energia need pooled nagu, kuna see väike valikuvabadus on, see armastuse, ütleme, spirituaalse Einsteini armastuse seaduse, siis ütleme, see teoreem ongi see, et meil on valikuvabadus, et me võime valida selle kahe energia vahel. Et meil ei ole rohkem kahjuks või õnneks valikuid. Et kas me sattume, et sellest öeldakse, et ma olen marginaalne energia. Kui sa oled mere äärde ka, siis see on üks ju see mere ja maa piir, et vahepeal käib vesi üle sealt, eks see vahepeal on maa väljas ja meie oleme nagu seal vahepeal, et meil on siis valik, kas siis tuleb see lained üle pea, illusoorne energia, sattume siia surmasünni kuningriiki või siis on meil valik pöörama oma näo, eks ju, vaimse energia poole, maa, kindel maa jalge all. Võrratakse ka, et see materiaalne maailm ka nii suur ja nii lai, et siin nagu põhjuse tagajärje tsükkel on nii võimas, et kui sa sinna astud, siis sealt väga raske on nagu välja saada. Sellepärast võrratakse, et see on nagu kallasteta ookean. Aga eks see on need laevukasi, mille saadetakse läbi pühendamete, läbi pühakirjade ja läbi püha nime laulmise. Ja kuidas siis see illusoorne ja vaimne energia toimib, siis on ka palju ilusaid lugusi. Võib-olla 2 sellist ilusat lugu illustreerivad, et Janaka Maharaj, kes oli siis Sita isa, siis Ramachandra üks jumala kehastusi, terve Ramayana, terve suur eepos, need lood, ka vaimsed õpetavad lood,
seiklused, hästi kihvt. Et seal siis Janaka Maharaj ka, kui tuli üks pühak, tuli kuningriigis vanadel aegadel targad kuningad teadsid, et mida tihedamini mind külastavad, valgustavad isiksus, seda parem mulle kõigile kuningriigile energeetiliselt ja kõigil läks paremini, eks ju. Tuli ka ja siis on alati, kui tuleb pühaks, siis kõigepealt teenitakse, teda ei ole kohe nii, et anna õnnistusi ja või küsid küsimused, kõigepealt tuleb pühaks, siis seda teenitakse seal teatud lihtne külalislahkuseks tuleb ka sul külaline, siis seal istub, pukkad jalga, pakud seal juua nii ja naa, et need rituaalid olid tehtud kõik, siis tark kuningas ikka küsib pühakute käest neid küsimusi, sügavad küsimusi tollel ajal, eks ju. Maharajid, et suured kuningad, kes olid ka vaimselt väga haritud. Et mis on siis, kuidas saada lahti sellest materiaalse maailma energiaköidikust. Siis ma olen seda lugu kuulnud natuke teises versioonis, Bhakti Vinoda Thakuri versioonis, aga seda versiooni meil ole, aga et siis see õpetaja tõusis niimoodi ülesse. Kõik küsivad, suur pühak istub, kujutage ette, eks see selline, kõik küsivad, kuidas see mõtleb, et nüüd tulevad selle värsid ja kõik ja tema tõusis ülesse, läks puu juurde, hoidis puust kinni ja hakkas karjuma, et puu, lase lahti mind. Ja siis kõik seal, selle teisi pühakad kõik vaatsid, et nüüd katus sõitis poisile, et liiga palju. Aga siis ta seletas selle lahti, et ei, et meid ei ole materiaalne energia kinni, vaid meie hoiame materiaalsest energiast kinni. Muidugi oleks see nii lihtne, et see lahtilaskmisprintsiip, et laseme sellest puust lahti, sellest mateeria, sest me oleme mateeria, või nagu eelmine loeng me rääkisime Shankya joogast ka, et inimene mateeria ei ole kunagi halb olnud, et inimene on algselt ju puhas, teadus isegi on puhas. Et kuidas see juhtub see, et me astume sinna sellesse mahamaiasse surmasünni tsüklisse, eks ju. Et see pühak näidas väga ilmekalt. See ongi enese teadvustamine, me õpime ennast tundma, siis me teame, kuidas lahti lasta sellest illusioorsest energiast. Et see ongi see protsess, nagu mida siis pühakud, nagu meil on õpetanud. Laulmine, püüdsed toidu söömine, eks ju, teistest hästi mõtlemine, teiste teenimine. Et sellised lihtsad printsiibid, kõrgkultuuri printsiibid. Juhtub ime, me hakkame ennast nägema. Kõrvalt oma anarhiaid, anarthasi, jah. Süda puhastub ja alles siis hakkab see protsess pihta. Et see illusoorne energia ja vaimne energia hakkame vahet tegema nende sama suure jumaliku, kõik on jumalast, kõik on jumala energia, selle jumaliku energia kahte poolt, valguse ja pimeduse poolt. Ja kui me sealt ühte lugu edasi räägime, siis samas sellest Ramajanas, siis kõik teavad seda Ravana lugu, kuidas Sita Ram pühendunud ja kes on India kultuuriga, et kuidas siis suur paha teemon, kes esindab, kes on tõesti sündinud lugu, kes esindas siis sellist võimast materialisti, kes on saavutanud isegi siddhid, kellel müstilised omadused ja rikkused ja ta kontrollis väga palju, et rohkem kui Mao Zedong, Adolf Hitler või Lenin või kõik praegused meile ajaloost teatud olevad isiksused, kes suutsid nagu masse kontrollida või midagi saavutada, ütleme. Et Ravan oli väga palju saavutatud, väga kõrvad, kõik kartsid teda isegi pooljumalad. Ja kuidas siis see toimib, see vaimne energia ja materiaalne energia toimub, et väga huvitav, et tema tahtis, see on nagu sümboolne, aga samal on see on hästi sügav, et tema tahtis varastada jumala kehastuse, kes erine jumalast, jumala Raama on üks ka peakehastusi, eks ju, avatarasi, naise. Tema naine ongi see energia, see joogamaia võib öelda siis armastuse, puhta armastuse energia isiksusena. Teenimise meeleolu, omakuse püüdmatu, eks ju, maksimaalne, eks ju, selline puhas armastus, preema. Ja tema tahtis ära varastada seda. Et meie, see materiaalne maailm ongi see, et me tahame varastada, me tahame olla väiksed krishnad ja väiksed altaraanid, mina tahan väike jumal olla, eks ju, või naised tahavad olla jumalannad ja kõik me ju väiksemas mõttes oleme ka seda. Aga siis funktsionaalne positsioon on meil teine, et õnn tuleb hoopis läbi teiste kanalite, et läbi joogamaia kahjuks ja hingeõnn. Kehaõnn küll, jah. Kehaliselt, eks ju. Ja juhtus niimoodi, et ta läks ja õnnestud selles liilas, selles mängus meile õppetunniks ja jumal ise ka mängib ja need seiklused. Et juhtus siis nii, et tal tõesti just kui õnnestus ära varastada. Ära petta, see on terve pikk lugu. Ja kuna Raama oli, eks ju, seal, ajas seal hirve taga oma vennaga, eks ju, siis seal teatud, ta ka võttis, ta oskas vormi vahetada, siddhid, eks ju, müstilised ainult. Ja ta meelitas siis seal Raama läks üksinda, vend oligi seal ja Lakshman oli seal ja seal õnnestus tal siis petta
välja ja varastada ära õnne jumalanna, võib nii öelda. Ja kas tõesti nüüd on juhtunud see ime, et meie, kes me tahame olla väiksed jumalad, üritame, et kas meie tõesti juhtu see ime, et minu väike mina jõuab nii kaugele, et ma olengi pea jumal, et ma kontrollin kõike, et ma saan kõik, mis ma tahan, eks ju. Ja selline illusioon oli, aga siis tegelikult see hetk, seal tehti selline, Ramachandra tegi sellise piiri, mantradega kaitsepiiri, kui ta meelitas siis Sita Devi üle selle piiri, see hetk, kui see üle piir, see joogamaia muutus mahamaiaks, illusoorseks energiaks. Ja sama see jumalik, algne puhas Radharani vorm, kes siis oli selles Sitana, võttis siis Turga, ehk emakese looduse, ehk Shiva abikaasa vormi. Toimus selline manifestatsioon, aga muidugi Raam on saanud sellest aru. Ta arvas, et jess, et ma saavutasin selle, et ma saan siin Jumala armastuse potentsi, eks Jumala kõige tähtsama potentsi, ma saavutasin kontrollida. Ma olin nii peened, ta lihtsalt kiindud, see oli kõige ilusam, kuna see oli tõesti kõige ilusam elus olend. Naistes tema oli materiaalselt soovid, ta tahtis nautida seda ja tal õnnestus see. Aga tegelikult toimus siis see transformatsioon. Et nagu meie eluski ja selles liilaski, ja pärast ta kaotas kõik oma kuningriigi ja kõik kaotas selle lahingu. Eks selle mahamaia, selle illusoorse energia ülesanne ongi meid tupikusse viia. Et tegelikult ta, ütleme see Parvati ja emake loodus on hästi armulik, nagu üks hea emakene. Meid argipäras juhib ja pidevalt paneb nii proovile, nii pidevalt paneb meid, et me kukume läbi, eks ju, üritades nautida seda mahamaiad. Tegelikult ta tahab meid juhatada tagasi, eks ju, Jumala juurde, iseenda juurde, hinge loomuliku seisundi juurde. Et see tegelikult öeldakse siis, et Parvatil on hästi palju vorme, just Turga vorm on see, et tema tegelikult teeb puhast pühendunud teenimist. Ja öeldakse, et kui sa saad aru sellest, jälle eelmine loeg oli Shankya jooga, kui sa saad aru materiaalsest loodusest, nagu siis Kapila Devi rääkis oma emale, siis seletas analüütilisel meetodil lahti, Jumala isiksus oskab päris hästi oma asja lahti seletada, eks ju. Siis sa saad ka vabanemise, et see on kõige huvitavam aspekt, mida Prabhupada loengus ütles, et kui sa materiaalset energiat õietidast aru saad ja õietida teenid, siis see materiaalne energia võimaldab su surmasõnne tsüklist välja tõusta. Et sellepärast tuuakse see muidu üldiselt öeldakse Narottama Thakuruks suurpühakute sead, et teil ei ole vaja, et kui te pöörate oma palge Jumala poole, siis te ei ole enam kellelegi võlgu ja nii ja naa, eks, kuna Jumal kätkeb ennast kõike. Aga pühendunud, kes austavad kõiki ja kõige kõrgemad pühendunud koopid, eks ju, Vrindavanis, siis veedade pühakirjad räägivad, seal on algne planeet Koloka ja sellised lihtsad karjatürukud, nemad Katjajani Vrata, nad teenisid tegelikult Turgat ja palusid Turga käest, kuna olid vallalised türukud, et nad tahtsid Krishnat endale siis meheks nagu. Ja sooritasid siis, ehk palusid siis tegelikult materiaalset loodust, tema isiksust, eks ju, algset naisemakest loodust, et ta annaks neile võimaluse siis saada meheks siis Jumala kõrgem isiksus. Et see on hästi huvitav faktor, kuidas see transformatsioon käib. Et nagu ma ütlesin ka alguses, et materiaalne energia ei ole halb, ta on ka püha energia üks osa, või siis sama algse energia lihtsalt üks avaldumisi, teatud ülesandega üks avaldumisi, eks, kuidas ta siis teenib selle vaba valiku raames, lubatakse meil siis tunnetada olla mingi aeg vabaduses, et me olemegi tegelikult sellised, ütleme ausalt, et on hästi hämedalt, mulle meeldib see näide ka, et kui on seadus riigis ja sa oled seaduse kuulekas härrasmees, seadust järgid, siis sa saad oma elu elada. Kui sa seadust ei kuule selles kuningriigis, siis pannakse vangi, eks ju, kuna sa teadsid seadust, aga sa ei tahtnud järgida, sa olid võib-olla jonn või mis iganes meeled või mis iganes nagu meie, eks ju. Ja vangla eksisteerib ka sama kuningriigi piiris, eks ju. Aga lihtsalt, kas sa unustasid seadused ära või tahtnud seaduse järgi ja sulle võimaldatakse siis vanglas edasi elada ja nii kaua, kui sa saad aru lõpuks, et see on vangla. See materiaalne maailm selles mõttes, ta on ebaloomulik seisund hingele. Hing on kogu aeg vaba ja kõike nii, aga hing ei saa siin tegelikult, nagu pühakud oma loengutes ka räägivad kogu aeg, et me magame, me oleme kaetud. Et ärgake üles Java. Et me oleme selles mõttes materiaalne maailm on nagu selline hea, huvitav vangla, kus me elu järel soovitame oma mänge, oma liilasi, nagu olekski ka nagu väiksed jumalad või jumalannad vahest arvame.
ja kaua seda lastakse kesta, seda lasta väga kaua kesta, sest siin on ka oma süsteem, vanglas on ka oma süsteem, eks ju. Sa võid saada amnestia, eks ju, vahest saad varem välja või oma aeg istud kinni, eks ju. Ja see, mille sa aru saad, mis on illusoorse ja vaimse energia vahe, see ongi see hetk, kus hakkad liikuma siis joogamaia mõju alla. Need on mõlemad energiat, nad mõjuvad ja me oleme marginaalne energia, see on meie ikkagi meie valikuvabadus. Aga kuna Jumal ei ole kade või loodus ei ole kade, siis ta annab võimaluse kõigile. Lõppkokkuvõttes ta kontrollib ikkagi kõike ja kõike. Kui nii ei oleks, siis see maailm laguneks kohe. Kui siin piire ei oleks, meie mõtlemise energial oleks piire, meie meelte nautimisel oleks piire, et ikkagi tuleb piirid, eks ju. Üks piir on kannatus ja teine on rõõm ja õnn, eks ju, see on ka nagu selline lõks. Ja selle mahamaia lõks, kuidas sa läbi meelte siis naudid ja saad rõõmu tunda, aga see kesta kaua ja öeldakse, et see vahe ongi meil, et meie teenime, meie, kes siin materiaalses maailmas on sattud, meie teenime jõudu ehk siis energiaid. Me nagu teenime energiat, siis me teame, et kui me mõistame, kuidas energiat liigud õieti, siis me saame nautida. Ütleme, tööenergia ka, paned palju tööle energiat, eks ju, teed õieti, sa saad kasumi, siis saad nautida, eks ju, hea kodu osta, mis iganes, eks ju. Aga siis me tegelikult teenime mahamajad ja joogamajad teenivad need, kes jõuallikat teenivad. Kes teavad, kus see jõud tuleb. Sest keegi tänapäeval ju ei eita, et on energiat, eks ju, päike tõuseb, siin on mingi süsteem, eks ju, universum toimib, eks ju. Ja need inimesed ja meie oleme selle mahamaja soolse energia mõju all ja me teenime seda jõudu. Tegelikult jõud ja jõuallikas või energiaallikas on nagu sellest, et see erine. Et nii või naa, kõik otseselt või kaudselt on ühendatud Jumalaga ja teenivad seda. Kas me siis teenime seda jõudu või jõuallikat. Aga meie oleme nagu osakesed sellest jõuallikast, ehk siis marginaalne energia ja seda edasi Prabhupada pühakeeled kirjutavad, et siiski on head uudised, meil on valikuvabadus ja me võime sattuda sinna, aga me kuulume ikkagi sinna jõuallika juurde. Et see hinge, algne hing, eks ju, ja siis see ülihing või Jumal ja mina isiksusena, me oleme ikkagi sellisest hoopis teisest energiast, siis Hladinis Shaktist ja siis vaimsest igavesest energiast ja sealt kuningriigist. Ja need on sellised huvitavad võrdlused ja lood ja mulle meeldis üks lugu ka, mis tuli minuni, et elas kord kuningas. Ja kuningas tollel ajal ka, eks ju, vedades, et tal oli 4 naist. Ja üks naine oli selline hästi ilus ja tore ja hea ja kuningaga oli hea läbisaamine. Teine naine oli selline, ta oskas hästi majandada, probleemid lahendus kuningriigis on mingid probleemid, värgid, hea manager, selline hea asja aja ja väga, kuningas oli ka väga rahul, et see naine on ka mul hea naine, kõik naised on. Aga üks naine oli, kes nagu oskas väga hästi nagu kuningaga, kuningal vahest oma sisemised probleemid, väga hea psühholoog ja sai kuningaga niimoodi, kuningas oli väga rahul. Ja neljas naine, vot ei olnud seda väga, ta ei olnud väga ilusast, head läbisaamist ja sa oled seda nagu kuulnud. Et ei olnud sellist läbisaamist sügavat ja nii ja naa. No oli see neljas naine, ta ei olnud nagu halb ka, aga nii ja naa ja siis tuli surm. Et see nagu siis see mahamaia ja selle illusoorse energia põhipoint. Et on algus ja lõpp, eks ju. Kõik on küll transformatsioon, aga ikkagi me peame selle keha jätma, mis me nii kinni hoiame sellest, need hirmud ongi sellest. Ja ta kutsuma naised enda juurde surivoodi juurde nagu ikka kombeks ja kahetses oma patte nii ja naa, ütlesid, aga naised, et te olete nii toredad naised, et kes muga kaas tuleb, ma ei taha üksinda minna sinna teisel poole surmajõge. Ja ka hakkas pihta sealt neljas naine, kes oli siis selline väga ilus ja tore ja kaunitar, eks ju, ütles kohe ei aitäh, et mina küll ei taha, et kõik on tore ja nägemist, eks ju, kuningas. Vot, üks naine, teine naine, kes oli siis teatavasti hea manager ja asjad ja kõik selline kuninglis korral, tõusis kohe püstides nägemist, et mida iganes ma armastasin nendega, siin me teed lähevad lahku, eks ju, kuningal järgmine südamesse noahoop. Kolmas naine, kes oli väga intiimselt seotud, eks ju, oskas kuninga hingeasju kõik lahti rääkida, lohutada nii ja naa, tõusis ka püsti, ütles, et aitäh, et me teenisime üksteist hästi, aga mina tahan ikkagi veel elada, nautida, võtan uue kuninga noore, et miks ma peaks lõpetama, et ma ei ole.
ja 4, kellega ju kuningal väga intiimselt läbisaamist ei olnud ja kes kuningaaras ei olnud nagu nii kaunis ka või niimoodi. Seal ma tulen sulle kaasa. Kuningas oli üllatunud sellest 4 naisest, tal oli selle 4. kõige väiksem selline touch ja nad läksid käsi käes üle Surmajõe ja need 4 naist ongi selle, kui me räägime materiaalsest ja vaimsest energiast, siis 3 naist olid nagu materiaalse energia esindajad ja see üks, kes kaasa läks, oli siis hing, ehk siis üks oli keha, eks ju, mida me niipalju armastame oma keha, eks ju, kuninga keha, selline. See üks naine oli siis sümboolselt tema keha, mida ta üle surma ei saanud kaasa võtta. See sai üks kohe nägemist, eks ju, keha peab maha jätma. Siis teine oli rikkused, jõukus, ma ei tea, raha, kalliskivid kuningal, eks ju. Ja seda ka asjad kaasa võtta, see ka ütles, lõpetas kohe. Ja teine sugulased ja lähedased lapsed, eks ju, kõik, nemad ka, ja asjad kaasa võtta, nemad just ka kohe nägemist. Ja 4 siis, kellega kõige vähem läbi sai ja kellega vähem märkas või niga, kes oli küll ka õukonnas, oli siis hing. Hing läks kaasa. Ja need lood on siis hästi õpetlikud. Et meie siis oma argipäevas elades siin ja praegu Eestimaal sellises kehas ja sellise psüühikaga, meie pääsede on just see, et alguses teoorias hakata nägema neid sümptome, mis on vaimne ja mis on materiaalne. Ja mitte karta mateeriat, sest Prabhupada tõi selle Yuktavaraga printsiibi, kuidas siis aru saada, et mateeria ei ole halb, kuidas mateeriat saab kasutada vaimsetel eesmärkidel. Ehk siis transformeerida tagasi see turga, imeline, materiaalne emake loodus vaimseks emakeseks looduseks. Või siis, nagu siin öelda, siis see Kokula Eshvari, Kokula siis valitseja annaks. Ja kus me peaksime püüdlema meie koolkond, kui me räägime joogamajast ja mahamajast, siis meile siis selles Bhakti jooga koolkonnas joogamaja on just Vrindavan, just vaimne maailm, vaimse maailma peaplaneet, kus on siis Krishna vorm ja kuidas ta siis naudib oma mänge, igavesi mänge. Ja kui sa võtad selle sama ühe energia, selle energia, mis jaguneb 2, siis hästi võite vaadata, et mõlemad energiat katavad. Selles mõttes nad viid illusiooni. Et kui materiaalses maailmas on illusioonis, et meil on eestlane, venelane, rikas, vaene, suur, väike, paks, peenike, oleme ka selles illusioonis. Ma arvan, et me oleme see ja kannatame. Siis vaimses maailmas, siis joogamaja illusioon on selles, et seal tuuakse hästi huvitav näide, et see on nagu näidend, et Jumal on kangelane, eks see Krishna on nagu kangelane selles näidendis, eks ju. Ja siis see energia on see, kes kirjutab siis, ütleme, direktor või see teatri, ütleme, see, kes režissöör, jah, režissöör. Ja seal on see vahe, psühholoogiline vahe, et kuidas juhtub nii, et siis Vrindavanis need, kes Jumalat teenivad, on hästi lähedastes, intiimsetes armastuse erinevates suhetes, niimoodi, et nad unustavad ära, et see on Jumal, et saaksid olla. Ja kuidas juhtub nii, et Jumal ise unustab ka ära, läheb nii hoogu. Ja siin on üks hea näide, me peame vahest selles maailmas mingid näited, et kuidas aru saada, et okei, sellest ma saan aru, et see joogamaja viib oma pühendunud illusiooni, nad imetlevad ja teenivad Jumalat, eks ju, kõik oma erinevatest maitsetest, kelle jaoks ta on sõber, kelle jaoks armuke, eks ju, kelle jaoks kui laps, eks ju, kelle jaoks kui isand, et need kõik erinevad maitsed, eks ju, mis on materiaalses maailmas ka, et kuidas siis nii juhtub, et Jumal ise on ka illusioonis sellesse. Kuidas see juhtub, et see on sama asi, kui sa mängid näiteks palli, kui me siin 5 ruumis oleme ja me lepime kokku, nüüd hakkab mäng, mängime palli, kõik meeste rahvad, eks ju. Me teame, et see on mäng, me teame, et kuidas öelda, et otseülekannet ei ole, me ei võida miljoneid, et ei ole nii, et see ei ole nagu elu ja surma küsimus. Aga kui me hakkame mängima, siis me läheme sarti ja unustame korraks ära, eks ju. Me hakkame vaatama, et seal on vastane, teie olete sellest kamandast, eks ju, alles istume, see oled minu kamanda vennad ja me läheme hästi ja sarti ja läheme niivõrd sellesse mängu sisse ja unustame tegelikult üldse. Meil ainult keskendume sellesse mängu, sellele eesmärgile, eks ju, et see on selle mängu või selle liila nagu jõud. Et niimoodi iseennast vaadeldes, kuidas selline mängulisus,
kuidas see paneb unustama, sa ise lood selle mängu endale, lepid kokku sõpradega, kuidas see mängulisus paneb unustama tegelikult, et ma lõin, et siin on lihtsalt nende reeglite järgi küll, aga sa lähed sellesse oma rolli niivõrd sisse, kes iganes oled väravas või on mingi teatritükk, eks inimesed elavad sisse oma rolli, öeldakse nii hea näitleja, et nagu päris oli, et küsitakse temaks ka, kas te ise ka unustasite ennast ära? Jah, et ma läksin nii rolli sisse, et ma ise ka arvasin, et ma olen seal Romeo või. Et siis sama algne aspekt on taga Jumalas ka. Et Jumalal meeldib mäng, algne puhas ja kui kõik räägivad materiaalne energia, paha, vaimne, siin on kontroll, see karmaseadused kontrollivad põhjused ja tagajärjed, et halba, head teed, siis saad hea tagasi, halba, siis saad halva tagasi ja kuidagi see pilt on ja see on selline õige pilt, aga see on nagu üks väike osake sellest kogu loomest veedades räägitakse, suur osa. See, millega Jumal tegi nagu suur, see dimensioon seletakse lahti ka kogu dimensioon Jumala loomet. Enamus elus olen, et kõik on nagu selles ilusas mängus, eks ju. Sest see Koloka planeet pidi olema suurem kui isegi need teised vaimsed planeedid, kus on siis kõik elusolejatel on sama kehad nagu Jumalal, aga nad teenivad Jumalat kui kuningat, eks ju. Neil on see külluse ja austuse ja selline see nagu maitse on, eks ju, aga selle Vrindavanis on hästi intiimne, eks ju, kes on nagu Krishna nagu parim friend, teeb mingid mänge, karjapoos mängib Krishnaga, Krishna kaotab isegi ja Krishna peab sind seljas kandma, eks ju, kuna seal, kes kaotab sellega, et mõtleb, kuidas Jumal, eks ju, et Krishna kandab seljas, et Jumal lubab niimoodi. Et mulle meeldib üks loeng, üks Maharaj andis loengu ja ma arvan, et see oli meil Tallinnas, kohe vaatame, kas tuleb ta nimi ka meelde. Shankarshan Tas Adhikari, jah, on tema pikk nimi. Tema Maharaj, eks ju, andis loengut ja üks hästi haritud, tore India maalt, väga brahmani perekonnast, et Jagannatha poolist üks hindu esitas talle küsimuse, et kas me võime saada, umbes me ei mäleta täpselt, aga see point oli, et kas me, et kui me Jumalat armastame nii ja naa, et kas me saame Jumalaks. Mäletad, jah? Ja siis tema vastas, ei, te saate enamaks kui Jumal. Te saate veel suuremaks kui Jumal. Ja siis see kõlas nagu, et mis, et me räägime just, et me oleme taas saanud taas teenrid, eks ju. Et me saavutame ikkagi Jumala niimoodi, et me läbi teenimise, eks ju. Aga võt see armastuse printsiip ongi selline, et see jooga maia, see illusioonne energia, see mäng seal vaimses dimensionis, see ongi selle printsiibiga, et kui on omagu see püüdmatus, siis ma hea meelega annan ennast sinule ja olen sinu teener. Et saad aru, et Jumal nagu ei ole, et see suurem osa ja põhiosa Jumalast ja Jumala isiksusest, ta nagu ei mõtle, et ma olen Jumal ja ma karistan neid kõiki ja ma kontrollin ja teie teenige mind. Sest jooga maia ongi see, nagu ma tõin selle, et seal on see vahe, et Jumal on kangelane, ta ise kirjutab küll süžee, aga ta läheb vahel nii hoogu, et ta kangelasena unustab ennast vahel ära, kes ta on. Aga Jumal saadab palju asju korraga, aga tegelikult tema kirjutab süžee, vastab oma maitsele soovile üldse, kuidas see elu on ja miks see mitmekesisus, miks peab puu selline on, miks lehed peavad rohelised olla, miks see lill lõhnab niimoodi, miks päike on ümmargune. Kõik see on nagu selle sama Jumala nagu see ilu maitse, eks ju, siin materiaalses maailmaski, et see materiaalne energia tegelikult, kui me vaatame, et selle energiat taga on isiksus, toimub ka väga ilusti. Et ta ei ole selline julm lahmimine, seal on ka oma mõte, kui sellest mõttest aru saad, nagu ma ütlen, siis see vabastabki sind. Et Jumal oma armulikkusest ongi selline issi, kes elus olendid, kellel on soov ja uudisimu, loob selle dimensioni, aga ta ise mängib väga ilusti kaasa, on meiega kaasas kogu aeg, isegi kui me tema nagu unustame, nagu laps, kes unustab emme issi ära ostukeskuses, jookseb see kuhugi mänguasjade poole, eks ju. Ja siis järsku on kuulas, et väike Rauno on kadunud, tulge, et nutab siin poiss, eks ju, et see ongi see hetk, kui meil see tupikus oleme saanud ja siis me nutame ja siis me emme issi järgi, eks ju, Radharani ja Krishna järgi. Et see ostukeskuse näide on hea, et me läksime uitama, praegu me ka veel uitame ja see psühholoogiline moment on nii huvitav, et sa räägid sellest. Et küll Prabhupada lohutavalt ütles ka oma lahengus, et kui me progresseerume, praegu räägime nendest vaimsed asjad, siis ma olen isegi, et siis kõik jooga maia mõju all, kõigi teadus tõuseb, see on tegelikult jooga maia armulikkus. Me hakkame lihtsalt maha maia läheb nõrgemaks, me räägime nendest asjadest, eks ju, autoriteetset, eks ju, läbi selle parampara, eks ju, õpetate keti, eks ju, õpetate armulikkus ja jooga maia saab järjest tugevamaks. Aga kuna ma olen marginaalne energia, me läheme siit võib-olla välja, meie mõtted, mõistuste kontrolli hakkame suhtlema, eks ju, jälle, siis see maha maia jälle tuleb ja kuidagi saab,
aga Jumal on nii armulik, et ta ka ära ei kaada, nagu ma ütlesin, meie juures alati. Ja kuna me oleme joogamaia osakesed, võib öelda nii, et me oleme tegelikult ladiinisrakti või siis igavesed hinged, vaimsed energiad, et siis tegelikult ega sealt midagi kunagi ei juhtu seal. Aga need kihid, et me tulime siia uitama, siin on see ajafaktor, kõik just kestaks nagu nii kaua, see vaimne elu ka paistaks nagu nii kaua, need tõusud ja mõõnad, et vahest, et ma sellest just rääkisin, et see on nii ajuvaba, et sa istud sinna, räägid vaimsest ja materiaalsest energiast, sa saad aru tegelikult, et enamuse aja sa oled ikkagi materiaalse energia mõju all. Et see on nagu see surrealistlik. Et me oleme küll igavesed hinged, aga need kihid, eks ju, see keha samastamine, mõtte, meelte samastamine, me oleme harjunud nendest väliskihtidest, et see transformatsioon ei ole väga, väga tihe ja väga harva inimesed, kes praktiseerivad. Sellepärast, et see võib-olla on lohutavad värsid pühakirjades ja on sellised väiksed, sellised hästi kõrged ja sügavad värsid, mis näitavad tegelikult, et see protsess ei ole odav ja see on tõesti puhta vaba valiku. Vaba valik tähendab seda, et sa pead 100% andma endast. Oma vaba valiku, alateaduse, teaduse, keha, mõtte, kõik peab olema suunatud joogamaia, vaimsuse, omaguse püüdmatusele, armastuse poole. Et siis nagu seda armulikkust võib-olla oodata nagu, et enne kui seda ei ole, nii kaua on see mahamaia ja joogamaia selline mäng meil ka. Et hoitakse kinni ja öeldakse küll, et kui sa oled endale sisemiselt ausalt südamest öelnud, et mu lõplik eesmärk ikka heaks ja toredaks inimest saada, kõike armastada, näha, et kõik on isiksus ja kõige taga on kõrgem isiksus. Ja ma ei mõista täpselt, mis minu roll on, aga ma olen selle teele astunud. Ma tahan puhastada, paremaks saada, ma tean, mis on kadedus, mis on ihnus, mis on kehaline iha ja ma olen nende mõju all, aga ma olen natuke maitse saanud kõrgemate või mul on mingid eeskujud, kes on imelised inimesed, elusalandid, nagu meie õpetajad või ja ma nagu pööran palge sinna poole, siis tegelikult on öeldud ka lohutavalt, et sinu papka on viidud juba joogamaia mõju alla, sest sa oled lõpliku eesmärgi paika pannud, kuhu poole sa tahad nagu minna. See on nagu selline lohutav värk, ka teistpidi on selline vähem lohutav värk, Bhagavad Gitas öeldakse, et tuhanded üritavad ja siis tõenäoliselt tuhandetest üksikud küsivad ja astuvad vaimsele teele, astuvad vaimsele teele ja kes juba vaimsele teed käivad, siis nendest tuhandetest üksikud siis jõuavad siis transcendentsi või jumalaga näost näkku sellisesse olukorda või millega võib ka sellest dimensionist näost näkku. See ei ole nii, et sa pead nagu vaimsest taevasse minema. Teadus on nii kõrge. Vot mõned momendid. Oi, kus aeg läheb. Meil on suu lahti. Nii, vaatame siis veel. Jah, et ma rääkisin siis sellest, kuidas meie kasutame läbi pühakirjade tarkade inimeste, kes meid õpetanud, kasutame siis seda Yukta Viraga vaimset energiat, transformeerime tagasi vaimseks. Mitte, et meie seda teeme, aga meile lihtsalt võimaldatakse, kui me oleme püüdlikud, sellised lapsed ja see sõna armulikkus ei ole lihtsalt selline sentiment, aga see on, joogamaia on ka isiksus ja kõikide energia taga on isiksus, kui nad näevad, et lapsed üritavad, nad annavad jõudu, arukust ja tõusu, ütleme karussel või Ameerika mäed käivad edasi, aga vähemalt nüüd õiges suunas on väiksed tõusud ja mõõnad, et see mitmekesisus ikka säilib seal selles mõttes, emotsionaalses mõttes. Ja selleks on tõestus ka pühakute elulood, kes on tegelikult joogamaia mõju all paljud juba, eks ju, aga neil on ikka justkui väliselt nad nagu kannatavad, nagu mis nad siis kannatavad, ta on ju ennast teadvustanud, ta armastab kõiki ja kõike, et miks ta siis kannatab. Selle joogamaia mõju all kannatused ja siis selle materiaalsed kannatused, seal on nagu hästi suur vahe ja seda vahet tajuda, kes me oleme selle joogamaiast praegu hetkel teaduse mõttes nagu kaugel on väga raske, et mis seal siis vahet on nagu. Et kui vaimses maailmas on see mitmekesisus, emotsionaalne mitmekesisus ja siin on see emotsionaalne mitmekesisus ja siin ei ole ka nagu paha, okei, laudin siis läbi keha ja läbi meelt, isi kui see on ajutine, eks ju. Isi kui ma vahest, et mis on see kvaliteedi vahe, et see hinge tunnetuse vahe, et mis see hing nagu tunneb, eks ju. Aga me saame kõik, kes on astunud praktikasse, öeldakse, et algus näpud otsades vaja usku, kui sa proovid järgi, siis sa ikkagi saad kvalitatiivselt aru, mis asi sind rahuldab sügavalt ja mis asi kuhugi maani. Et me saame kogu aeg võrrelda ja see ongi see mäng, see suure illusoorse energia, turga, teevi emakese looduse mäng, et ta neid situatsioone meile viskab ja külvab meie eluteele justkui paistaks, et see on nagu karma järgi, karma järgi, aga seda karmat kasutab tegelikult lihtsalt see kõrgem loodus ära. Et kui sul karma järgi pidi nii olema, siis justkui sama asi tuleb. Aga nüüd on, kuna sul pilk pööratud nagu vaimse energia poole, tahad nagu puhastada, hakata teisi ja kõige kõrgemat teenima.
omakuse püüdmatus, seal on selline eesmärk, siis kasutatakse need samu situatsioone, et õppetunde ära hoopis teisel eesmärgil. See tähendab, et tal midagi ei juhtu, et nüüd rullub punane vaip ja sa kohe saad kehalisest kontseptsioonist üle, aga see on see, mis ma enne mainisin, et me ei tunne oma kihte ja meie soovid, selles mõttes meil on hästi palju veel muid soove ja selle vabaduse valiku raames meil töötavad hästi palju materiaalsed soovid ja sinna ei tule nagu Jumal vahele. Et see on see vaba valik, et see individuaalne vaba valik, et sinna ei tule vahele, sellepärast me oleme ka veel kinni. Et meil on nii veel palju, võib öelda küll, et see on harjumuse jõud, et ma olen ju harjuni nautima, ma nagu ei taha ka seda, aga tõestus on selleks need argipäeva situatsioonid, millest me oleme palju ka rääkinud, millest ma räägin, et argipäeva situatsioonid, kuidas sa käitud teiste suhtes, kui sul on mingid lihtsad, sinu närvikava, verbaalselt, kuidas sa räägid või kuidas see sisemine tunne, kuidas sa käitud teiste suhtes. Kui sa ei käitu kõikide teiste suhtes veel hästi, omakusse püüdmatult, siis järelikult sinu soovid on veel enesekesksed. See on veel, järelikult sa, nad on lihtsalt veel võimsalt alles sulle. Et sellest on veel vähe, et on vaja siin seda ajafaktorit ja armulikkuse faktorit, et nüüd näidatage oma selle kehaga mõttega, palju sa päevast mõtted, nagu kõrged mõtted ja vähe, palju sa kehaga teed päevas, eks ju, madalamad asju, kõrgemad asju. Et need on ju nagu, kuidas sa nagu tööpass, tööl vaadata, kus sa oled töötanud ja kõik, et see ongi sinu elu, kus sa oled ise läksid sinna tööle, mis selle järgi vaadatakse, kus sind järgmisel tööle võtta, et loodus on sama õiglane ja täpne. Ma lihtsalt ise ennast analüüsin, et miks siis, et ma nagu lootsin endast enamat, vaimsel teel, et oled teinud ja et see, et kui kiiresti ja mis ja kuhu me jõuame, meil on mingi oma etteküjutus, aga see ei pruugi nii olla. Võib hoopis teistmoodi minna, et meid tutvustatakse kõigepealt mõned aastad oma sügavamate motivatsioonidega, võib nii öelda, materiaalsete motivatsioonidega. Et nad on veel kuskil alles meil ja lähedased inimesed elusituatsioonid näitavadki siis see hankar, mis on vahe, mis on puhta ego ja vale ego vahe. Et nad lihtne kultuur, lihtne käitumine. Jah, need olid siis mõned mõtted ja ma soovin kõigile iseendale, et läbi selle joogamai ja läbi vaimse protsessi me saaksime nii palju armulikkust, et me süda sulab, eks ju, nagu või. Ja üks hea lapsel on mitu nime, et Jumalat kirjeldatakse läbi tema tegevuste. Ja tema üks siis sellised Krishna nime see maakana chora, maakanad nagu võivaras, eks ju. Et Jumal siis tuleks ja näeks, et meie pehmet ja suranud südante varastaks meie südame ära, nagu ta varastab oma lapsepõlve mängudes või seal Rindavanis siis võid või siis jogurtit. Et see või on seal jogurti baasil tehtud, et see on teistmoodi natuke, mitte või baasil. Ja suured pühakud, seal isegi on üks värss, kus ma mäleta, ülistab ka, et Jumal, et sina kui algne varas, et ülistan sind kui varast, eks ju. Et materiaalses maailmas mahamaias on see vargus on nagu ei ole hea asi, eks ju. Jumal räägib pühakirjad, aga vaimses maailmas, kuna Jumal kuulub nagu nii kõik, siis et magusad suhted hoida, kõik on ära unustatud, siis ta varastab, eks ju, naabritädi juurest sealt sahvrist, eks ju, magusat ühte koma teist ja siis jääb vahele ja siis kõik, et näed, et tullakse Krishna ema ja Shodor, et teie poeg on varas, eks ju, et meil on väga raske aru saada, et seal on see mitmekesisus ka, sest öeldakse, materiaalne maailm on selline nagu natuke väärastunud peegeldus, et mis siin on seal puhtal kujul. Aga kui siin on vargus, siis seal joogamaja mõjuval vargus on hoopis teine asi, ma varastan selle jaoks, et teile rõõmu valmistada. Et seda maitset, seda emotsionaalset maitset, eks sa tuled, et miks sa varastasid Arne mult selle ära, aga mina ei varastanud sellepärast, et mul on seda õudselt vaja, aga ma tahan sellepärast, et sinuga mõnusalt suhelda, eks ju. Et tuled ja siis meil on selline mõnus emotsioon, sa oled natuke minu peale pahane, ma räägin nagu vaimses dimensioonis. Aga materiaalses maailmas pannakse kinni istuma, et seda vahet siis nagu hästi lahedat pühakirjas seletatakse, kuidas seal siis mis on selle iha ja puhta armastuse vahe, eks ju. Iha on see, et sa tahad, et ekspluateerid kõike, et mul hea minu meeltele, eks ju. Ja puhas armastus on see, et ma tahan kõike pulli ja jama ja mis iganes tekitan, vahepeal kaon, ütleme, kui ma kedagi armastan, kaon ära, et tal tekiks igatsus, eks ju. Magus valus igatsus, et siis tunda nagu seda maitset näiteks. Materiaalses maailmas võib öelda, et sadist, et miks sa, teil on võimalus koos olla, miks sa ära läksid, eks ju. Ja see sama see ahastus vaimses maailmas, ma lugesin ka nüüd jälle, ma olen ka ühte pühakirja, kuidas seal Jumala kõrgema isiksus on nagu ahastuses. Nagu, et ta seal Radharani, tema siis kõige kallim, kõige lähemeks Jumalanna, kuidas seal
Lalita, kes esindab siis Radharani sellist ranget poolt, eks ju, mis ka Jumal tegelikult naudib, et armumängud oleks mitmekesised. Ei lasknud lihtsalt Krishnat Radharani juurde ja Krishna oli täiesti ja ta ei teadnud, mis teha. Sama see hero, nagu ma ütlen, see kangelane oli meeleheites ja tal ei olnud isegi arukust. Jumala kõrgem isiksus ise oli kirjutanud, nagu ma ütlen, selle süžee. Ta läks nii sisse ja hoogu, nagu meie pallimängijad, see on ju siiras. Mängime palli, me läheme nii hoogu sisse, et ta isegi unustas ära. Ja see Yoga Maia, see kuninganna siis Gokula Ishvari, tema siis, ongi, temal on see süžee kirjutatud ette ja tema siis teeb niimoodi, et Jumala kõik lähevad sellesse mängu sisse ja tuleb välja, et see on kõrgem algne reaalsus. Ja et see on see hing, mis tahab, ta tahab mängida, ta tahab puhast armastuse mängu, omaga sa püüdad mängu kõikide suhtes ja Jumala suhtes. Miks Jumala suhtes? Sellepärast, et see on nagu hästi loogiline. Algne Jumal, meie oleme tema osakesed, kuna on suur loodus, eks ju, ma olen tema osake, ma sõltun, funktsioneerin, eks ju, et seal taga on teadus, meil on ka keegi elus olend, eks ju. Ja meil on vedanud, et sellest elus olendist me teame päris palju teoorias. Mõni mõte, mõni küsimus, mõni jagamine. Mis mõtted teil see laine tõi? Ma küsiks sellist asja, et räägitakse sellest armulikkusest. Jah, just. Et samas me teame, et sanskriti keeles maja üks tähendus on armulikkus. Et ja samas see armulikkusest rääkima ma ei tea kuidagi sageli jätab sellise sentimentaalse nagu mulje. Ja. Et on vaja armulikkust. Äkki sa natuke avad seda, mis see armulikkus siis nagu vaimses mõttes on? Ma selle näite ükskord tõin ka. Et põhimõtteliselt kui keegi armastab kedagi omagus püüdmatult, nagu me eeldame, et Jumal meiega teeb niimoodi selles, et ta on isegi loonud dimensioni, kus meil on võimalus seda unustada, see on kõrgem tegelikult armastuse väljendus, vaba valikul lubatakse nii kaugele minna. Vaatan, mina oleks Jumal, ma nagu samu vee peale. No ise endale ka juba, vaatad, näed, kui kaua võib, eks ju, kukud tõused. Et see on see tänase, kui nüüd tänase teemaga siduda seda vastust, siis nii või naa me elame ja me oleme igavesed. Aga armulikkus on see, kas see puudutab su hinge või keha. Kui ma pöördun oma ema poole, teeme niimoodi, et mängime niimoodi, et on materiaalne maailm, ma püüdlen, ütleme, et ema on minust kõrgem. Ütleme, et ema on nagu, ta ei ole nagu Jumal, aga ema on, eks ju, tema, läbi ema ma tulin, ta on meie vaimne õpet esimene. Ma pöördun ema poole, ütlen emale, et kuule ema, et viska köhi pappi, eks ju, emale. Siis ema, kes mind armastab, tema, see ei tähenda, et ta nüüd, et poeg on ebaviisakas, et ta viskab kohe välja, ütleb, ma olen vale poja kasvatanud, eks ju, ta on võib-olla südames natuke nördid, aga ta armastab mind samamoodi edasi. Aga kui ma pöördun ema poole, et kallis ema, et ma sõltun sinust, et ma olen veel pubekas, et mul oleks vaja raha, eks ju, et vasta nagu uued paremad püksid, eks ju, kuna need on auklikud juba, eks, et koolis seal naritakse, mis iganes. Et kallis ema, et kui on võimalik, aga kui ei ole, siis ma mõistan ka, eks ju, selles mõttes, et situatsiooni. Siis ema südames on hästi rahul. Ja isegi kui ta ei saa seda anda, ja kuna ma sõltun ema, siis ta teeb kõik selleks, et ikkagi võib-olla ta kohe ei anna, võib-olla tal on õppetund, ta näeb natuke õppetund, aga ta varem hiljem ta võimaldab mulle seda. Võt see ongi see armulikkus. Ja see on see, et kui Jumal näeb, et kõiki küll võrdsena pühakirjas räägitakse, et ega Jumal selles mõttes mõtle, kui kõik on tema osaks, et tal ei ole, et nagu kui tema on absoluutne, tal on absoluutne armastus, siis tema armastus tähendab seda, et ta vaatab kõiki võrdselt ja kõigiga tegeleb samal ajal ja kõigist hoolitseb, eks ju. Ja kõiki õpetab ka, nagu õpetaja. Et nüüd vahet ongi selles, et jooga ja mahamaia, et kas me nüüd armulikkuse tekitame nagu see, et me püüame olla viisakad ja kultuursed iseenda kõigi ja kõige suhtes, ehk arendama oma omadusi läbi nende rituaalide. Ja need rituaalid ongi, mis on Jumal isiklikult andnud. Ta nagu lastele andnud siia maailma ka meile, aga ta ei ütle, et see pead.
ta natuke trikitab ka, eks, aga ikka, kui sa tahad, et see keegi parim sõber joomise lõpetab, siis sa, kui ta teab kogu joos, ja sa näed mingi pudel on, siis ta ikka peidad selle pudeli ära ka, et ta nii tihti ei jooks, eks ju. Et Jumal samamoodi trikitab meiega, annab meile võimaluse, saadab meie teele pühakud, pühakirjad, eks ju, ta kogu aeg on meil ikkagi käejala ulatuses, aga see väike valikuvabadus, eks ju, kokkupuude, et lõpuks ta ikkagi meelitab kõike selles mõttes heas mõttes tupikusse, nagu see emake loodus. Ja see ongi armulikkuse kõrgem vorm. Et armulikkus on kogu aeg, nagu ma juttu alustasin, et sellest seda meil oli see teadvustanud, et Jumal on kogu aeg kõikides suhtes armulik, eks ju. Kuna ta annab kõigile õhku, elamist, uued kehad, mis iganes, täidab soove kogu aeg, me näeme mingit soove, mitte kohe ei täida, vahest hiljem varem, eks ju. Enamus soove ta siiski täidab, me näeme, kes on hästi siirad, me näevad seda, et Jumal tegelikult täidab kõik soovid. Ja nüüd, kui meie oleme pühendunud ja vaimsele teele astunud ja kui me räägime armulikkusest, siis on need allikad, me teame, et püha nimi on üks armu, seal tuleb energia, Jumal on andnud selle vahendi, kuidas temani jõuda, siis me teame, et sealt voolab armulikkus, me teame, et läbi vaimsete õpetajate voolab armulikkus, läbi pühakirjade voolab armulikkus, läbi pühitseda toidu voolab armulikkus ja meie armulikkus on see, et me usume ja meil on väike kogemus, et need on need kanalid, kus armulikkuse energia voolab, armastuse energia. Kuigi armastusenergia on igal pool ja Jumal on igal pool nii ja naa. Meie oleme võtnud ja pühendunute jaoks ongi, see on nagu põhiarmulikkuse allikas. Mitte see ei ole mingi selline X asi, et ma nagu midagi tee ja siis tuleb nagu järsku taevast, juhuslikult meteoriit kukub ja see meteoriit on juhuslikult armulikkus ja juhuslikult selle miljardi aasta jooksul tabab mind, see armulikkus. Ja öeldakse, et Jumal on absoluutne, ka see on võimalik. Me ei ütle, et see ei ole võimalik. Et paljud inimesed võib-olla ütlevad, et see ei ole võimalik, et tõesti, et sellised ortodoksaalsed pühendanud, ei, et see armulikkus peab välja teenima. Ei, palju lugusi on just kui armulikkus on tulnud, et inimene ei ole nagu teeninud või ta nagu tea ja kõik on saanud Jumala. Jah, Jumal sellega näitab, et ta suhtub kõikidesse võrdselt. Aga üldjuhul on meie väike valikuvabadus see, et ma energia, ma soovid suunan õiges suunas ja ma võtan need asjad ülesse, mis on Jumal siia maale andnud, eks ju. Ja sealt hakkab armulikkus voolama. Ja see on juba teine etapp. Et sealt ei tule ka, seal on ka, et esimene selline suur õppetund on meie seesama, et armulikkus on vaba ja sõltumatu nagu Jumal. Nagu ma ema poole toon ema näite juurde tagasi, et ema, ma ütlesin ka, ema võib püksid kohe osta, aga võib-olla ta ei osta kohe püksis, kui ta teab, poiss on nagu ikkagi väga kiindunud pükstesse, eks ju. Et tema reguleerib seda, millal mina püksid saada, kui ma sõltun ema rahakotist, kui ma olen noor poiss. Ja armulikkusega on sama asi. Et ma ei saanud ka sellest, vaata sellest teoorias aru, et psühholoogiliselt sa saa aru, et sa teed mingi asju ja seal tulevad nagu tõusud ja mõõnad nagu, nad ei tuleks nagu, ma ei tea, kes neid juhib. Ütleb, et ma teen mingi asja väga kaua õiget asja ja nagu maitset ei tule. Ja siis mingi, et ma vaatan, ma ei olegi nagu nii, strikt või nii ja naa. Ja tuleb nagu maitse. Ja sa võid hakata mõtlema, et ma ei tea, see on mingi imene sünkroon, mis see sõltugi nagu sellest isegi selline. Aga see näitab seda, et Jumal on sõltumatu. Jumal näeb seda üldpilti ja hiljem hakkame neid seosed nägema siiski, et me oleme saanud õigel ajal armulikkust. Ja miks me see aeg ei saanud armulikkust, see oli ka põhjendatud. Seal on nagu ikkagi Jumal on nagu nii terane vend, et ta teab, millal sulle anda paremini, kui sa ise tead. Ja armulikkus on sama kaval asi. Et me tahame armulikkust ja teeme ja näitame ja teeme nagu enda ja teiste show'd, kuna me ei ole veel süda ei ole puhas, siis me teeme hästi palju sellist kunstlikku nagu enese teiste pettuskeeme ka vaimses elus. Et natuke oskame, kui süda on puhas, siis sa ei suuda pettuskeeme teha, aga kui süda ei ole puhas, anatasi veel on, siis isegi vaimses elus sa oskad väga palju ja siis sa võid nagu imestada, et miks et mingite väliste näitajate järgi, et ma olen nii kaua mantrat lugenud, ma olen nii kaua nii vara tõusnud, ma olen teinud need asju mehaanilised, mis on ettekirjutused pühakirjades ja miks on tulemus selline, et paljud pühendunud ma käest on küsinud ja mina olen küsinud enda käest, et miks see pühendune näiteks langes või miks juhtus see või see pühendune tappis ennast ära näiteks, tegi enesetapu, eks ju. Et paljud küsivad sellised küsimused, see ei ole ju loogiline, et ta sündis seal pühendunute perekonnas, noor, eks ju, kogu elu oli vaimsuses, pühendunud järsku võttis enda elu. Et miks on nii nagu? Aga meie ei näe tervikpilti, me ei tea, me näeme kasukat ainult, me oleme nii kehalised. Me ei näe, mis seal hingel oli, kas seal oli hea või halb, sest surm tegelikult, mulle meeldib see võrdlus, surm on tegelikult hästi kiire üldiselt. Ma ei räägi seal võib-olla haigustest, nii aga siin on piinam. Aga üldiselt sünd on veel pikem protsess, kus sa pead seal olema, teadus tuleb küll 7 kuu, pagavat andmised 7, aga sa pead olema seal, kui raske on seal, kui kaua see on. Sõnaprotsess on ju tegelikult ei olegi nii hull kui sünd, sünd on tegelikult veel raske protsess. Veel hingele, veel raske.
ma ei tea, päris pikalt vastus. Ma vast ise endal nagu seletan seda lahti. Hetkel nagu läbi selle nurga tuli. Jah. Ma mõtlen jah, et siis räägitakse põhjendamata armulikust. Et siis võib õigesti aru saada, et nagu Jumala vaatepunktist ei ole nagu midagi nagu põhjendamata. Et see põhjendamata armulikkus on pigem nagu selline nagu meeleolu või õige suhtumine armulikkusesse. Just. Armastusse ja armulikkusesse. Armastusse ja armulikkusesse. Suhtuma nagu armulikkusesse, see on põhjendatud siis. See on nagu selgitus olemas sellepärast, et ma ju tegin niimoodi, ma sain seda. Ma ütlesin just, et armulikkus ja armastus, see on sama ju. Ütleme, et kui meil on head suhted, eks ju, siis kui mina suhtun sinusse hästi ja ma ütlen, et miks sina musse hästi suhtu, siis armastus ei saa toimida. Selles mõttes, et ma olen kehalises kontseptsioonis. Aga kui ma sind tõeliselt armastan, isegi kui sina nii ja naa, siis ma ikkagi armastan sind edasi, kus on tõeline armastus. Aga kui on business, siis on teistpidi, eks ju. Ja armulikkus on sama mehaanikaga, eks ju. Sellest me ütleme, et issand, ma ei ole seda ära teeninud. Et siis sa jääb värsk, kui see armastus säilib, et kui sa oled abielus, miks sa pead ütlema iga hommiku tere hommikust oma naisele või kuidas sa tunned, kui sa oled juba nii kaua, nagu nüüd ütled iga hommikul, mis mõttega sa ütled, eks ju. See on armulikkus on sama asi, et see armaslikkus toimiks, et oleks värske, mitmekesine, siis öeldakse, see on, ma ei ole teeninud seda armastust ära, et ma imestan. Ja miks ma seda räägin, see mõte mul tuli suhteliselt hiljuti, kuidagi Jumal andis, et kui sa küsisid selle armulikkuse küsimuse, et me ei saa aru sellest, vaadake kogu aeg räägib seda, et kalliks, et ei kontrolli midagi, teile lihtsalt võimaldatakse, kõik energiat, kõik teadust, kogu aeg tajub, aga kellegi ei jõua kohale. Et inimesed paneb nii mateerias kinni, et kalliks, et kehafunktsioonid, kõik sa hingad õhku. Ütle mul üks inimene maailmas, kes on loonud ühe väikse sääsekese, kus on hing sees. Sa võid panna seemne mulla, sealt tuleb taim, eks ju, aga need on võetud kuskilt ja me ei saa sellest aru, aga see ongi Jumala armulikkus, mida me mõtleme, oleme praegult talle nagu Jumalale, ütleme, et me oleme head lapsed, aga me oleme tänamatud lapsed. Jumala silmis me oleme ikka lapsed, me oleme lihtsalt tänamatud. Me kasutame kogu aeg kõiki ressursse, mida meile loonud. Ja ma toon teile näite, et mul oli 50 aasta juubel juulis ja mul alles nüüd natuke jõudis kohale, et ema on moose teinud kõik aastad, ma olen sinna keldrisse võtnud neid moose. Iseenesest mõistetavalt, kurk, eks seda teeb juba küüslagu sibulata. Ja keid võtan, see on elementaarne. Ja mul nüüd jõudis kohale, et see elus olend, mis vaevana näeb, iga sügis, lihtsalt armastust minu vastu. Ja ma ei saa sellest aru, mina võtan seda iseenesest mõistetavalt. Kujutad ette, kui madal on teadus, ma ei räägi veel Jumalast, eks, mis seal kõik me kasutame kogu aeg. Ja natuke võiks ikkagi tänulik olla, me üritame natuke talle, aga see on ikka nii väike nagu. Kui sa isegi ema, eks see on reaalne asi ja sul ei jõua kohale, mis on ema teinud, ta ei pea seda tegema, ta on lihtsalt oma armastust avaldada läbi selle, et sul on Vene ajal eriti, eks ju. Kui palju vaeva ja kõik ja teeb ja siiamaani emakene teeb ja siis nüüd see Arne läheb, ütleb emale, aitäh, nagu tunda, lõpuks nagu jõudis natuke kohale nagu. See on meie tase. Maha ma ei jõud. Mis mõtted veel? Noh, siis tänaseks kõik. Aitäh!